Viimase paari kuu jooksul on Vormsi rahvas piltlikult tagajalgadel. Ei saada kuidagi saarele ega sealt ära. Kehv ühendus lõi mõra ka suvisel turismiajal Vormsi laste teenistusse. Nüüd veetakse massiliselt saarelt metsa ja saarlane ise laevale ei pääse. Põhilaev Örms oli asendatud väiksema alusega. Laevaliiklus oleks paindlik, et oleks vastavalt siiski soovijate ja vormsilaste vajadustele praam liiguks. Kindel graafik muidugi peab ka olema, aga alati peaks olema võimalus vajadusel ka saada lisareise, mis siis rahuldaksid tegelikult meie ettevõtjate ja inimeste vajadusi. Samuti on saarel seetõttu keeruline mingit majandustegevust organiseerida. Näiteks ei võimalda broneeringusüsteem eristada täis- ja tühimassiga sõidukeid, mis oluline. Kõige kriitilisem oli nüüd betooniautode kohale saamine. Kuna broneeringusüsteemis näitab, et laev on täis broneeritud, broneeritakse täismassiga ja sealpoolt ometigi tulevad tühja massiga nad, et ei võeta betooniautod peale. Väikesaarte vahelist ühendust kureeriv Maanteeamet on probleemist teadlik ning juba ongi Vormsi vallaga selles osas aktiivselt suheldud ning muutusi lubatakse. Valla sisend saabus meil eile ja selle sisendi alusel me palume vedajal tüüptingimusi muuta. Ehk see tähendab seda, et pannaksegi kindlad nii-öelda ajavahemikud või piirangud, millal saab raskeveokitega sõita ja millal siis raskeveokitele seda võimalust ei anta. Samas aga kummitab uus probleem Kihnu suunalt. Nimelt peaks kohe jääma pikemasse hooldusesse sealne põhialus Kihnu Virve ja asemele tuleb 55 aasta vanune asenduslaev. Tõesti tuleb asenduslaev, 2-3 nädalat on hooldus ja see korraline hooldus tuleb läbi viia ilma selleta laev ei säilitama klassinõudeid. Suvist graafikut Kihnu suunas lubatakse käigus hoida nii kaua, kuni põhialus on hoolduses. Alates 1. oktoobrist hakkab uue riigihanke kohaselt Väikesaari teenindama aktsiaselts Kihnu Veeteed. Sama vedaja on seal ametis ka praegu.